Nagu ma juba ütlesin, siis ma olen praegu siin Ülemiste City's kogukonnajuht, mis tähendab, et minu igapäevatöö osaks ongi mõelda välja, kuidas need inimesed, kõik need talendid, kes meil siin on, igapäevaselt saaksid seda sotsiaalset kapitali koguda, kasvatada, seda võimalikult hästi ära kasutada. Ma ei tea, kuidas teiega on, kui te mõtlete tagasi oma karjäärile ja võib-olla ka õpingutele, et Eesti on suhteliselt väike koht, et ma kujutan ette, et tegelikult olete te pidevalt seda sotsiaalset kapitali ka kasutanud, nii siis, kui te mõtlete, keda tööle võtta, kui te mõtlete, kuhu ise tööle minna, kui te mõtlete selle peale, et kas on keegi, keda ma tean, kes äkki vajab head inimest ja äkki mina võiksin olla see hea inimene, eks ole. Et tegelikult see sotsiaalse kapitali roll on päris suur, et mina olen töötanud varasemalt 18 aastat presidendi kantseleis, siis ma töötasin 3 aastat Tallinna linnas, tegin Euroopa rohelist pealinna, olin selle kommunikatsioonijuht, nüüd töötan siin Ülemistes ja kui ma mõtlen tagasi, siis tegelikult iga kord ma olen ikkagi seda sotsiaalset kapitali ühte või teistpidi kasutanud, et kas ma olen uurinud natuke tausta, et kui ma sinna tööle lähen, et kas need inimesed, kellega ma hakkan koos töötama, kuidas nad siis on, et kas ma tunnen neid, kas keegi teine tunneb neid, on ju. Või siis vastupidi, et olen puutud kokku mõne hea inimesega, ma tahaks sinna tööle minna, siis loonud neid sidemeid. Ja tegelikult ka ma ühte varvast pidi olen ka teadustöös, et ma teen Jyväskylä ülikoolis praegu doktorikraadi. Minu teemaks on muudatuste juhtimine avalikus sektoris ja tegelikult sotsiaalne kapital on ka üks minu teemadest. Et ka selles, et ma läksin just sinna kooli ja just seda teemat õppima, see sotsiaalne kapital mängis rolli, et ma teadsin sealt ühte inimest, keda kohta ma teadsin, et ta oleks hea juhendaja, ja siis saime temaga koos üle teemat avada ja nii edasi. Nii need asjad ju tavaliselt meil liiguvad, eks ole. Aga ma alustaks oma esitluses ka korraks kõigepealt sellest teaduslikust poolest. Et minu praegune juhendaja Soomes, professor Vilma Looma-Aho, on ka uurinud sotsiaalset kapitali ja välja töötanud sellise mudeli, mis siis näitab seda, kuidas see sotsiaalse kapitali arendamine päriselt töötab, mis on need asjad, mis seal see mõju avaldavad ja kuhu see siis jõuab. Et põhimõtteliselt ikkagi see sotsiaalne kapital algab koostöökogemustest, eks ole, et kuidas me oleme omavahel kokku puutunud, kuidas me oleme seda koostööd teinud ja sealt edasi, eks ole, tekib meil kas hea või halb maine vastavalt sellele, kuidas need kogemused siis olid. Et mis siis on meie edasine soov nagu teist usaldada, meie edasine soov koostööd teha, et see tegelikult tuleb sellest esimesest koostöökogemusest, eks ole. Ja kui see kogemus on hea, siis me hakkame seda inimest usaldama. Kui see kogemus on halb, siis vastupidi ei usalda. Ja mis on huvitav sotsiaalse kapitali puhul, mida paljud uuringud ka näitavad, on see, et tegelikult see, millised need sotsiaalse kapitali kogemused ja usalduse kogemused on inimestel, mõjutab ka ühiskonda laiemalt. Et kui inimestel on hästi palju selliseid positiivseid kogemusi ja palju usaldust teiste vastu, siis tegelikult see kandub üle ka ühiskonnale tervikuna. Ja ka vastupidi, et kui inimese enda kogemused on sellised, et ta ei saa nagu kedagi usaldada, et maine, võib-olla teiste inimeste maine tema silmis on halb, siis see kandub ka tema arusaamisele ühiskonnast laiemalt, et ta tegelikult võib-olla ei tahagi seal ühiskonnas nii aktiivselt toimetada. Et mul tegelikult väga meeldisid sinu näited just sellest, et kuidas luua neid selliseid positiivseid võrgustikke ühiskonnas, et tegelikult kui seda sotsiaalset kapitali on, et see ei jää ainult sinu enda kapitaliks, vaid sa saad seda anda tagasi ka ühiskonnale laiemalt, eks ole. Ja mis see sotsiaalse kapitali ehitamise puhul oluline ongi koostöö ja võrgustikud, eks ole. Et tänapäeval hästi palju neid võrgustikke on liikunud meil sotsiaalmeediasse või üldse kuskile interneti avarustesse, et kõige tavapärasem, kus inimesed oma mainet üles ehitavad, on LinkedIn, et seal siis saab kujundada just seda mainet, mida sa soovid, et millist pilti sa tahad nagu oma tuttavatele edasi anda seal, eks ole, et mis on need teemad, mis sind huvitavad, millest sa kirjutad, mis sind nagu liigutab, millisena sa ennast näitad, et seal on seda nagu hästi kerge teha. Aga tegelikult see on igasugune koostöökogemus, et kui me valime inimesi, kellega edaspidi koos töötada, teha mingit projekti koos, teha teadustööd koos või mida iganes, me ikkagi mingil määral ju mõtleme selle peale, et mis meie jaoks on nende nii-öelda maine või see sotsiaalne kapital.
Ja mis on ka väga huvitav maine ja sotsiaalse kapitali juures on see, et me küll räägime, et see on midagi, mis kuulub meile, meie kapital, aga tegelikult see on kapital, mis asub teiste inimeste peas. Et minu sotsiaalne kapital asub teie peades. Ma ise sellele ligi ei pääse, eks ole. Mis tähendab, et ma ka päris täpselt võib-olla alati ei tea, mis mulje ma olen teile jätnud, kuidas see koostöökogemus teie silmis on olnud, et see ei ole selline asi, mida me võib-olla nii lihtsasti saame ise mõjutada, eks ole. Ja minu jaoks ikkagi hästi oluline ongi see, et kui ma olen siin selle kogukonna juht, et kuidas ma siis loon just neid võimalusi kogukonna inimestele seda sotsiaalset kapitali koguda ja seda sellist mõnusat taristut, kus nad saavad seda üles ehitada. Et Evelin siin juba korra rääkis sotsiaalse kapitali tüüpidest, et siin on siis välja toodud need, mis me oma kogukonna mudelis oleme tegelikult mõelnud ja kasutanud, et meile tegi Tartu Ülikoolis Marko Uibo just sellise kogukonna uuringu, kus ta vaatas neid teemasid lähemalt. Ja tema on siis defineerinud nagu ülemiste kogukonna mõistes need niimoodi, et siduv kapital siis on selline tugevad emotsionaalselt laetud suhted, et sõbrad, kolleegid, kellega rohkem suhtlete, perekond, kellele te saategi minna ja võib-olla ka sellist emotsionaalset tampingut teha, et kui teil on halb tuju, te lähete selle inimese juurde, saate rääkida, saate kallistada, saate ennast paremini tunda, eks ole. Et see tugevdabki sellist vastupidavust, leevendab stressi, et see on selles mõttes oluline. Sildav kapital, see on siis selline, mis ühendab neid inimesi, kes võib-olla muidu kokku ei puutuks, et neil võib olla täiesti erinev taust, erinev kogemus, et see soodustab siis sellist teadmiste vahetust ja loovust ja innovatsiooni. Kuna me oleme siin targa ärilinnak, eks ole, siis meie jaoks on just see pool hästi oluline, et inimestel oleks võimalik neid ühendusi leida sildavas kapitalis ja et nad saaksid selle läbi siis kuidagi teha oma tööd paremini, oma ettevõtet paremini arendada, ennast talendina paremini arendada ja leida neid vajalikke kontakte. Ja viimane ühendav kapital, see on siis rohkem sellised suhted institutsioonide ja otsustajatega, et kuidas siis saada neile näiteks mingisugust rahastust, leida mingisugust strateegilist partnerlust, aga näiteks ka kuidagi suurendada seda kriisikindlust, et kui toimub midagi halba, mida me ei soovi, et kas keegi saab meile appi tulla ja kuidagi meid sellega aidata. Siin on siis ka ülemiste linnaku kogukonna mudel, mille samuti töötas siis välja Tartu Ülikoolist Marko Uibo koos oma kolleegidega. Et kogu see sotsiaalse kapitali teema ongi väga tihedalt seotud just kogukondlikkusega. Et siin on näiteks toodud välja, mis on need põhiasjad, mis peavad olema kogukonnas, eks ole, meil peavad olema hästi toimivad suhtluskanalid, sotsiaalne infrastruktuur ja hästi disainitud avalik ruum. Sellest rääkis Evelin ka, eks ole, et tegelikult meil ei piisa ainult sellest, et meil on sotsiaalsed mingisugused grupid kuskil internetis, aga meil peab olema ka loodud selliseid kohti, kus inimesed saavad orgaaniliselt kohtuda, omavahel kokku saada, juua kohvi, küsida, et kes sina selline oled, et mina töötan selles ettevõttes, kus sina töötad, et tekitada ka selliseid mõnusaid suhtlusolukordi. Et jah, eestlastel need võib-olla alati tuleb väga orgaaniliselt, et kui ma tegin oma magistrikraadi Londonis, siis oli see täiesti normaalne, et sa kuskil metroos või pargipingil hakkad kellegiga lobisema täiesti niisama ja siis lähed kõik lahku ja see on täitsa normaalne. Et Eestis seda kultuuri veel nii palju ei ole, aga ma loodan, et seda tekib aina rohkem juurde. Ja siis järgmine ring on siis need mingised tegevused, mida me saame teha, et neid ringi sees olevaid asju toetada, eks ole. Et meil peavad olema kogukondlikud tegevused, kollektiivne tähendusloome, kommunikatsiooni juhtimine, kohabränding, ruumi loomine, kaasamine, koosloome, positiivste suhtluskordade soodustamine. Ja see tegelikult siis viibki selleni, et meil on kõik need erinevad dimensioonid kaetud, et meil on kommunikatiivne dimensioon, et inimesed saavad omavahel suhelda, sotsiaalne dimensioon, et on olemas võrgustikud ja sotsiaalne kapital, eks ole, aga ruumiline dimensioon, et meil on päriselt hästi toimiv avalik ruum ja ka see paiga kiindumus, mis sellest siis omakorda tekib, eks ole. Ja kuidas me siis seda teeme? Et meil on põhimõtteliselt 3 sellist kogukonna alustala. Et esimene on siis see sotsiaalne taristu, et kuidas me siis üldse loome neid võimalusi inimestel kokku saada, omavahel suhelda. Teine on tervise edendamine, sest tervis on siin oluline, see tuli ka siit juba varem välja, et igasugused spordi ja liikuvuse sündmused tegelikult on kogukonna jaoks olulised, neile meeldib see, et nad saavad teha siin kõnnikoosolekuid, et nad saavad omavahel võistelda, kas siis padelis või pinksis, kõik need turniirid on väga positiivsed.
ja aitab inimestel püsida heas vormis, sest tegelikult selleks, et me tunneksime ennast hästi, on ka see oluline, et me saaksime piisavalt liikuda, saaksime piisavalt värsket õhku ja kõike muud. Ja viimane siis see mitmekesisus, et see siis selles mõttes, et kuidas me siis seda edendame, et siia tuleks võimalik palju erinevaid inimesi. Jällegi, kui me räägime innovatsioonist, kui me räägime arengust, siis mida rohkem meil on erineva taustaga, erineva kogemusega inimesi, see tegelikult annab ju aina rohkem juurde sellele kogukonnale ja ka nendele teistele inimestele, eks ole. Ja paarist aspektist ma tahtsin rääkida lähemalt ka, et see sotsiaalne taristu, eks ole, et siin oli juba juttu sellest, et me korraldame väga palju sündmusi. Ma arvan, et me tegelikult korraldame liiga palju sündmusi, inimesed ei jõua nii paljudel käia, nagu me neid teeme. Aga see on tore, et ikkagi igale üritusele inimesi tuleb, et inimeste huvid ongi ju erinevad, kes tuleb seminarile, kes tuleb spordivõistlusele, kes läheb kontserdile, kes tuleb välikinno. Meil see suvi olid kaasava eelarve kaudu välikinod, mis osutusid väga populaarseks, inimestele tohutult meeldis. Ja siis on meil loomulikult olemas võrgustikud, millest ka ennem juttu oli, et meil on HR-võrgustik ja turundusvõrgustik, mis on juba aktiivsed. Alustasime just innovatsioonivõrgustikuga ja vaatame siis, mõtleme, et kas teeme ka võib-olla büroojuhtide võrgustiku või juhtide võrgustiku, et neid versioone on ju tegelikult palju. Ja hästi oluline Ülemiste City jaoks on ka see inimkeskne linnaruum, et te kõik olete siin kindlasti ringi jalutanud ja seda ma loodan ka märganud. Et neid avalikke alasid, kus inimesed saavad kokku saada ja pidada ka mingeid mitteformaalseid enda sündmusi või kohtumisi on siin hästi palju. Et üks on need kohvikud, aga mingisugused välitööalad, välikoosolekute pidamise kohad, näiteks Alma Toomingasse hästi tore troopikaaed, kus on päris mõnus teha natuke teist laadi koosolekut või kohtumist, eks ole. Et seda võimalusi me oleme inimestel palju loonud ja tegelikult on meil ka olemas see kogukonnafond ja kaasav eelarve. Et inimesed saavad ka ise avaldada arvamust, et millest nad puudust tunnevad, et esitada meile ideid ja kõik need ideed saavad siis ka ellu viidud, mis siis heaks kiidetakse kogukonna poolt. Et see aasta oli see välikino, eelmine aasta oli rohesein ja selle lisaks tegelikult arendaja ehk siis Mainor Ülemiste võtab väga palju arvesse ka neid teisi ettepanekuid, mis laekuvad, et inimesed tahavad rohkem puid ja põõsaid. Näiteks see suvi sai võetud siin sellest ühest parklast terve suur jupp ära ja istutatud sinna rohkem puid ja põõsaid, et oleks ilusam keskkond, eks ole. Ja muidugi ka siis see info liikumine ja sotsiaalsed võrgustikud. See on alati keeruline. Kommunikatsiooni inimesena ma tean, kui keeruline see on, et sa kunagi kõikideni ei jõua, et võib-olla on tulemas mingi väga tore sündmus, mis just sulle väga meeldiks, aga sul ei ole aega sotsiaalmeedias olla, sa ei märka neid infotahvleid, mis meil ümberringi on ja tegelikult sa lõpuks ei kuule sellest midagi, eks ole. Aga me proovime seda aktiivselt kogu aeg parandada, et meil on oma Facebooki kogukonnagrupp, kui te ei ole liitunud, liituge palun. Seal me jagame infot, siis meil on muidugi Ülemiste linnaku enda sotsiaalmeedia, kus info liigub, siis on meil need infotahvlid, siis on see infokiri, jällegi infokirjaga soovitan liituda. Ma arvan, et see on päris asjalik, sellepärast, et kui tavalise infokirja läbiklikkimise arv on võib-olla mingi 25%, siis meil on see ligi 50%, mis tähendab, et järelikult me ikkagi saadame inimestele sellist infot, mis neid päriselt huvitab ka ja kõnetab. Ja kogukonnamaja, et seal saab siis teha spordiüritusi, seal saab teha konverentse, seminare ja siis kogukonnafond ja kaasav eelarve, millest ma juba rääkisin. Ja tegelikult, kui me mõtleme talendivaatele, siis see mitmekesisuse osa on võib-olla just see, kus inimesed saavad oma sotsiaalset kapitali kõige paremini kasvatada. Et siin all on meil näiteks talendiportaal, kuhu siis saavad inimesed panna kirja, eriti näiteks üliõpilased otsivad praktikakohti, töökohti, saavad sealt kontakte. Sündmused koos rahvusvahelise kogukonnaga, et ma ei tea, kui paljud teist Ülemiste City päeval eelmine nädal käisid. Mõned ikka käisid, et seal ka minu meelest see rahvusvahelisus tuli ka täitsa kenasti välja. Siis on meil erinevad harivad sündmused, alates sellest siin, kus me täna viibime, aga näiteks suured konverentsid nagu Future Forum, mis on selline ärikonverents ja tervisekonverents, et need on meil erinevatel aastatel, et see aasta oli meil Future Forum kevadel, järgmisel aastal on tervisekonverents tulemas. Meil on ju ka aina suurem terviselinnak siin, et 2 tervisemaja on juba olemas ja 3. peaks valmima järgmisel aastal. Me toome siia hästi palju tudengeid, sest meil on väga palju põnevaid ettevõtteid ja kui tudengid saavad nendega tuttavaks ja nemad saavad tudengitega tuttavaks, siis jällegi see soodustab seda, et nad leiavad seda sotsiaalset kapitali, leiavad endale praktikakohti, leiavad endale töökohti, leiavad võib-olla mingisuguseid projekte, mida saab mõne ettevõttega koos teha koolis.
see on minu meelest ka väga hea just sellise sotsiaalse kapitali kasvatamise jaoks. Ja näiteks Road Trip to Ülemiste City, see on meil nüüd jälle tulemas kohe varsti, oktoobri keskel, et seal siis ettevõtted jällegi avavad oma uksed, et tudengid saaksid tulla neile külla, näha, mis see ettevõte toimetab, kuidas nemad oma tööd teevad ja samuti siis ka jällegi uurida praktikavõimalusi, projektide võimalusi, võimalike töökohtade võimalusi. Et jällegi kasulik nii ettevõtetele kui siis ka tudengitele. Jah, üks see on kõige suurem kogukonnale suunatud üritus, mida me teeme, et see on selline perepäev, kuhu siis saavad tulla kõik linnakus töötavad talendid, aga ka kooliõpilased, tudengid ja see on lihtsalt selline tore perepäev, kus Expol saavad olla väljas ettevõtted, et tutvustada oma teenuseid ja tooteid, et tegelikult just see sotsiaalne kapital B2B on ka meie jaoks oluline, et need ettevõtted, kes siin toimetavad, teaksid, missuguseid teenuseid ja tooteid nad saavad siit samast kogukonnast, et ei pea minema neid kusagilt kaugelt otsima. Et see aasta meil oli ka kuskil 35 ettevõtet seal väljas, mis on päris hästi. Ja sündmused, et ma panin siia täiesti lihtsalt mingid järgmised sündmused, mis hetkel tulemas on ja see tegelikult annab juba väga hea ülevaate sellest, kui mitmekesised sündmused siin toimuvad. Et järgmisel nädalal on kohe business triatlon, sinna saab enda tiimi veel kirja panna, kui keegi tahab tulla jooksma, rattaga sõitma, ujuma. Ja kohe selle järel me teeme ülekande Nordic Business Forumist, mis on ju tegelikult väga hea, võib-olla selle regiooni kõige parem ja suurem selline juhtimiskonverents, et seda ka registreerimisega saab tulla vabalt kuulama, et kui kellelgi on huvi, siis pange ennast ruttu kirja, seal on juba päris paljud kohad võetud. Teadlaste öö, meil on siin selline tore asutus nagu Rakett 69, kelle juures siis vahel saab käia panna proovile mitte oma spordioskuseid, vaid oma teadmisi ja oskusi siis teadusest läbi närida, et sinna ka veel otsitakse tiime, et kui keegi tahab oma ettevõtte tiimi välja panna ja katsuda jõudu teaduses, füüsikas, keemias, et siis palun. Ja siis tegelikult sellest oli ka siin juttu, et võiks olla selline üritus, kus inimesed, kes on linnakusse tulnud, saaksid nagu rohkem teada, mis linnakus üldse toimub. Et see What's New in Ülemiste City, mis on 7. oktoobril, ongi just selleks mõeldud, et nii need inimesed, kes on äsja linnakusse tulnud, kui ka need, kes võib-olla pikemalt siin olnud, aga veel päris täpselt kõik ei tea, saaksid ühel sündmusel hea ülevaate sellest, mis siin siis toimub, nii sündmuste mõttes kui ka põnevate asukohtade mõttes, kui ka selles osas, missuguseid teenuseid siin pakutakse. Et jällegi kõik on sinna teretulnud, pange ainult ennast palun kirja. Ja siis paar sõna kogukonnamajast ka, et see on siis see koht, kus meie talendid saavad ise korraldada mingisuguseid üritusi. Siin ongi 2 väga erinevat pilti sellest, et tavapäraselt see on selline spordihoone, kus siis saab oma mingisuguseid trenne teha. Seal on ettevõtted väga erinevaid trenne teinud alates, ma ei tea, joogast ja lõpetas korvpalli ja saalihokiga. Et jällegi üks selline tore võimalus pärast tööaega midagi koos teha. Aga selle saab väga kergesti muuta ka uhkeks konverentsi saaliks, et meil enda Future Forum oli seal ja Ülemiste City 20 ja tegelikult on juba ka päris mitu uut konverentsi tulemas sinna see sügis ja ka talvel, et sobib ka selliste ürituste korraldamiseks. Nii, aga mulle ei meeldi pikalt rääkida, et ühesõnaga, kui teil on endil mingisuguseid mõtteid, kuidas võiks siin seda sotsiaalset kapitali ja sotsiaalsust ja kogukonda paremini veel arendada või mingid toredad ideid, mida võiks siin kogukonnas rakendada, et siis võtke minuga ühendust. Mul on alati hea meel, kui kogukonna sees tuleb mingeid ideid ja ka sellest, kui siinsed ettevõtted näiteks ise tahavad panustada mingi ürituse korraldamisesse või tahavad kuidagi midagi põnevat siin ette võtta. Eks ole? Aitäh! Nii, aga kas mulle on küsimusi? Selle sõna loomingulisust puudutav pool. Mil määral te näete võimalust loominguliste inimestega koostööd ja ma mõtlen just muusikud ja kunstnikud?
Vägagi näeme seda võimalust ja üritame seda aina rohkem teha. Ma ei tea, kas te märkasite, siin samas ukse taga on üks väga äge kunstinäitus. Tegemist on meie ühe kogukonna liikmega, mis teeb selle veel eriti ägedaks. Et kunstnikega meil on juba päris tihe koostöö, et meil on üks koht, kus me näitusi korraldame, on siin, teine on kõrval Alma Toominga majas, tegelikult kolmas on veel Palmimajas ja kui on mingid väga ägedad erinevad lahendused, siis leiame neile ka koha. Et see on nagu midagi, mis meile väga meeldib ja mõned kunstnikud, kes on tulnud siia oma näitust tegema, on saanud jätta ka natuke suurema jälje linnakule, et näiteks siin samas Öpiku kvartalis üks kunstnik sai teha meile 3 suurt maali just hiljuti ja plaanid on ka selle sama kunstnikuga, et ta võib-olla ka teeks meile siia linnakusse natuke tänavakunsti ka. Mis puudutab muusikat ja teatrit, siis me tahaksime kindlasti siia meelitada ka rohkem kontserte. Seda on ka tegelikult kogukonna liikmed öelnud, et neile väga meeldiksid mingisugused pop-up kontserdid või pärast tööd mingisugused kontserdid, et meil on selleks kindlasti sobivaid kohti, et kui kellelgi on mõtteid, jällegi saab minuga ühendust võtta, teab kedagi, kes tahaks tulla esineda. Näiteks meil kevadel Jazzkaar tuli, tegi siin ühe pop-up kontserdi, mis oli väga tore. Ja selliseid võimalusi me hea meelega ka pakume. See sama kogukonna maja katus, kus me tegime välikino, see suvi tegelikult võiks sobida väga hästi ka teatrietenduseks või ka mingisuguse kontserdi jaoks, et suvisel perioodil just. Et kindlasti hea meelega oleme avatud selliseks koostööks. Jah. Ülemiste linnakusse on koondunud nii palju innovatsiooni ja ärilist ressurssi, et see on võrreldav terve Tartu linnaga. See on pöörane kontsentratsioon üliväiksel pindalal ja see on Eesti mõttes nagu unikaalne. Aga kuuldes kõike seda toredat juttu, mul tekkis hoopis teine mõte, et see on kõik tore. Loomulikult tähendab, siin on võimalik palgata inimene, kes sellega tegeleb, teha 1000 üritust, kutsuda, ma ei tea, mis iganes kunstnikke ja värki-särki. Aga küsimus on see, mis meil Eestis üldse toimub. Tähendab, kuidas meil elavad need pisikesed kogukonnad. Et minu küsimus on see, et kas sellest kõigest toredast ja lahedast asjast, mis siin on, oleks võimalik võtta kas või murdosa ja jagada seda pisikestele kogukondadele. Ja kindlasti ja mingil määral me seda ka teeme. Näiteks meie kogukonna fond, lisaks sellele, et meil on seal kaasav eelarve ja erinevad projektid kogukonna jaoks, siis me panustame sealt ka osa rahast heategevuseks, et me toetame iga aasta mingisugust organisatsiooni, et eelmine aasta oli see Junior Achievement, see aasta oli see laste ja noorte kriisiabi, mis tegeleb selliste laste ja noortega, kellel on lein kodus, et nad on kellestki ilma jäänud, et kuidas neid siis toetada. Sellele lisaks me jagame ka oma kogemusi hea meelega, et ma järgmisel aastal või järgmisel nädalal tegelikult lähen rääkima Harjumaa omavalitsuste liidule samamoodi sellest meie kogukonna tööst ja proovin välja mõelda mingisuguseid selliseid nippe ja lahendusi, mida võib-olla ka nemad saaksid rakendada oma paikades, eks ole, siis väiksemates kogukondades ja ma olen sellisele koostööle ka alati avatud, et kui sellest minu kogemusest on kellelegi teisele kasu, siis me hea meelega jagame seda.